Hei! Eelmise nädala vlogi ei saanudki kuidagi normaalselt alustatud, sest ma ei tea, unustasin ära. Aga just läks üles kell on praegu kuskil 12 esmaspäeval, et ma panin just avalikuks selle eelmise nädala vlogi. Ja sain just ühe väga kihvti paki. Võtan selle aadressi kleepsusid tere. Aga näeb ta välja selline. Siit juba näete, kellelt see on. Ja ma korraks piilusin sisse, aga ma väga ei süübinud, sest mul oli teine pakk kohe tulemas, aga seda ma ei tohi veel näidata. Seda näete aprillis ja see oli põhimõtteliselt pakk joolile, nii et kui need postitused üles lähevad, eks ma siis annan märku teile. Joolist rääkides, siis tegelikult ta vist tuleb kohe varsti koju, sellepärast et ta tunneb ennast täna kuidagi eriti halvasti. Ja vaikne tööpäev ka, nii et siis ta ütles, et ta vist tuleb koju. Aga siin sees on siis väike selline nagu flyer. Oh my god, see valgus on siin nii halb lihtsalt. Äkki ma... Ei, sellest praegu kasvanud. Ma lootsin, et trepi valgus natuke näitab, aga igatahes siin sees peaks siis olema 5 erinevat asja ja ma üritan nad siit seest välja koukida. Ma natukene, siin on neid valgeid jubinaid hästi palju peal, ma natukene üritasin neid siit välja valada, aga hakkame siis pihta. Need valged jubinad on muidugi pooleldi siin nende asjade küljes kinni ka. Esimene asi siis on, ära võta mu nägu, Somewhere Over the Rainbow seep. Halloo! Siin on nii pime, et ta tahab mu nägu võtta, nii et sorry, igatahes. Lõhnab jumal mõnusalt. Ja koer on 100% veendunud, et ma mingi söön siin või kõik asjad, mis mul täna käes on söök, sest ta läheb vanusega aina näljasemaks. Mitte, et ta nagu vähem süüa saaks või midagi. Nii, teine asi, mis ma siit näen, on vannipomm. Rose Bombshell on selle nimi. Võt selline näeb välja. Fookus on juba jälle minu peal tagasi, mida iganes. Kusjuures ei olegi nagu väga hullu või väga kanget seda roosilõhna. Ta isegi meenutab mulle midagi, aga mul ei tule meelde praegu, mis asi. Aga mingi salv. Aga täiega hea, mulle meeldib, et tal ei ole seda hästi kanget klassikalist roosilõhna, sest see mulle lihtsalt ei meeldi. Nii, siis on siin üks shower jelly ja seda ma ilmselgelt ei hakkasin praegu välja võtma. See tuleb sellises potsikus. Ja see on siis Bouncy Bunny. On ta nimi. Vaatame, kas ta võtab teravaks. Vaat selline peaks ta siin välja nägema, nagu see väikene nups siin on. Nii, ka nuusutame. Brasiilia apelsini õli peaks siin olema. Oh my god, see läheneb nagu päris apelsin. Ja näeb täiega siuke kommikas välja. Ei saa aru, kas see on terav või mitte, aga mõte läheb. Nii. 3 down, 2 to go. Siis on siin üks nunnu pundar porkse. See, nagu näete, siis see on lihavõtte teemaline pakk, et jänes ja porksid. Ja. See on siis bunch of carrots. Surprise, surprise. See on reusable bubble bar. Ja näeb välja selline. Good old times, kui pidi käe siia taha panema, et kaamera fokusseeriks, aga no midagi teha ei ole, kui valgus ei soosi seda näitamist praegu. Nii, vaat selline lahe punt. Võt, ja siis on siin üks asi veel, mis tuleb siit kuskilt välja kaevata. Ei peagi väga kaevama. Viimane on siis samuti bubble bar. Ja see on siis selline teekotike. Ja see on flowering tea. Jällegi reusable bubble bar. Seal on küll siuke lillalõhn. Seal ütleb, et jasmiini lõhnaga. Ma tunnen lihtsalt mingeid selliseid kevadisi lilli. Aga võt, selline oli siis see pakk. Ja tegelikult täna homme peaks üks pakike veel jõudma. See on niisugune pakinädal, tore.
Vot, aga jah, ma praegu rohkem ei pläkutagi. Sest see klipp on iseenesest juba üle 5 minuti, nii et... Meil on täna supipäev. Joel sai kogu omal hapukoera ära, aga mina jätan selle siia peale ja muidugi panen hästi palju. Kes paneb hapukoort peale, siis öelge, kas te segate ära või jätate hapukoore supi peale. Aga see ei olegi rämpspäit, mis sul on. Kas seda lahtigi? Näita. Oota, okei, ma nii kaua näitan seda. Ta ei võta fookusesse ise või? Täna ei töötanud nagu väga, jah. Aga... Issand jumal, ma ei saa seda lahti miskilist. Ta võtab nagu meie näo, vaata. Igatahes ma alguses mõtlesin, kui ma sulle ostsin, et see on mingi rõve asi. Aga nagu mahla jook. Ma joon vett. Kuule, ole tee see ise lahti. Ma ei tea, ma lihtsalt ei saa. Kuule, kaks ei ole lõhnaga. Lõhnasid natukene nagu need... Vigurid. Jah, vigurid, jah. Igatahes täna proovime esimest korda sellist asja nagu hummuse krõpsud brändilt Eat Real. Selveris üks päev nägime, aga siis täna mõtlesime, et proovime. Need on kõige vabad. Nad on gluteenivabad, nad on veganitele ja taimetoitlastele ja chili ja sidruni maitsega võtsime meie. Seal oli veel tomati ja basiiliku. Ja mingi original või midagi sükust just. Ei, see on mingi ala hapukoore ja ma ei tea, mingi sibul. Tilli oma oli mingi, jah. Ma ei tea. Ühesõnaga, neid proovime teha. Ja vaatame teerdevidit, nagu ikka. Näevad veitsi viguri moodi välja ka. Ma tahan sinises. Ma näitasin neile, mitte sulle seda. Mõnus isegi. Täiega head, nagu teiega head. Nagu täiega. Proovige neid raudselt. Mis teed? Anpakki. Mis seal on? Manti. Manti. Lumi saatis meile. Kätekreem on kõige suurem. Natuke kraami. Kus see loogika on? No, las ta olla. Vaat, siuksed asjad. Mis siin on? See on vist näokreem. Nii. See on mingi näomask või? Jaa. Päevakreem. See vist on see, mis meeste komplektis oli või? Ma ei tea. Sa ei mäleta, mis sa välisid või? Joel sai 2 asja, ma sain 2 asja ja ta ei mäleta, mis ta välis. Kätekreem oli kindlalt üks. Jumala lahe näeb välja. Ma isegi arvasin, et see pudel on nagu natuke lisa. Pildi pealt vaatasin, et nad on täpselt suured, nagu pildi peal olid, aga... Ju see teine on tester. Või noh, sample. Lõhna poolest on tüüpiline kreem, lihtsalt nagu kreem. See ei ole tooteleht, see on plastikulõhn. Sealt ei ole veel välja pumbatud seda, sa ei saa tunda seda. Ei usu mind, jah? See on see, sa pead panema see 30 minutit hiljem. Nii samale. Jah, see kohta lasin. Ei, ma tunnen ainult su seda, mis sa enne näkku panid. Nüüd panen teist kreemi ka veel peale, jah? Vaat kus mees sai paki kätte ja kohe lähevad asjad kasutusse. Mul ootavad siin siis... See kaamera ei fokusseeri enam viimasel ajal väga kiiresti ja automaatselt. Aga ühesõnaga... Ei, mitte seda. Siin on mask ja Deep Hydration Regenerative Treatment. Ma ausalt öeldes isegi mäletan, mis asja ma valisin. Mask oli küll tuttav. Vot, nii et meil läheb nüüd katsetamiseks. Oho!
Sarraks. Ikka pidid peale ka ajama. saab sama lõhnaga. mis näokreem. Mitte lihtsalt kamm, palun, vaid konisega kamm. Ossa raks. No kuule, nii sa kisad. 6 silmaga. See on nii jube. Ma olen juuksuris. Kell on 10:15 õhtul. Siin on üks väike Peeps. Joel, lehvita sealt. Nüüd on see, et kõik pead ära harjuma. Kogu aeg filmime nüüd. Milline teil oli see? Mis neid mulle soovib tegelikult Ühele poolele ma... Mõne nädalaks on ju 40 kinga komplekti valmis ja kõik on valmis ju. Ta nagu arvab, et kõik elavad kuidagi vaata temaga mingis samas crazy's rütmis, et... See on outfitline. Toidud saabuvad ja kõik pildistavad kohe. Siis ma panen sulle endast uue pildida. Oi, palju parem valmistus juures. Unagi on nagu sõpra. Talle filee. Jaa, unagi. See oli ideaal. Meile jah? Ja 8. Aga meid on siin. Aga mis show'le? Kõigile või? Siis üks on, saab kõigi. Käekotid. Pello teeb. Pello teeb. Ei, Pello ei ole praegu sõber. Ma olen jälle Britaga. Brit. Ole Kristjanele ka. Koht või? See ongi. Jah. Me oleme kevadisel Fashion Weekil. Ja meil on siin peaaegu kogu bande. Meil on Mari-Liis siin olemas. Lucine pööras selja. Lucine. Aljona. Aljona on seal ja Helena on seal. Bello on ka seal. Anna on chatis. Ja Bello. Anna on chatis ja Kristjana liitub meiega järgmise show ajal. Praegu meil hakkab Altea ja Denim Dream. Järelikult. Ja siis meil tuleb oota, Piret Ilves ja Iris Jenner. Ja siis on Liina Stein. Just. Et see on tänane ja mul on aku täna tühi, nii et homseks ma laen oma aku ilusti ära. Homme me oleme ka siin. Ja me oleme Kultuurikatlas. Me olegi siin enne käinud. Ja varsti ma võtan Liina vlogi üle. Ja mis sa tegema? Kui ma niisama ei guest starisin kogu aeg. Okay. Ajab mõnus.